siin me jälle oleme. Mina olen ennast üles löönud, juuksepäev olnud, kuskil ma nagu nii ei käi. Mis mul puhul ennast siis üles lüüa? Siin on Mari ja see on ikka Kardo. Ja nüüd lähme küsimuste kallale. Kas Mari juba esimesed tõelised karjad ka kuuldavale lasknud on? Vastus on, et võib-olla juhtub see nüüd. Täna ka midagi seal nutis. Korraks nutis jah, aga ei teinud eriti. Kuidas värsked vanemad on oma uue rolliga ja vähese magamisega harjunud? Kas igatsete ka midagi või kõik on 5+? Mari magab väga hästi, tärkab öö jooksul umbes 2 korda. Nii et unepuudust ei ole. Ja roll on witnessida, vaadata, kuidas ta pidevalt on armas. Nii et ei ole väga raske või on sul mingid muud kommentaarid? Mina arvan ka, et ei ole raske. Ma saan nii palju magada, kui ma tahan praegu. Väga hea. Kas oled iseendas ka juba mingid muutusi märganud? Näiteks, et oled palju rahulikum kui enne või midagi sellist? Ma ei oska kommenteerida seda. Ma ka ei tea. Ma arvan, et võib-olla oled isegi rahulikum, aga see on sellepärast, et timmid see lapsega kogu aeg. No võib-olla. Sina oled ikka samasugune. Mina olen ikka samasugune. Mis Kardo tööle naasmisest arvab? Kas tahaks minna või oleks edasi kodus Mari Johannaga? No praegu on nii vähe aega olnud, et ma praegu tahaks ikka veel olla, aga ma võin, töö peab ikka käima, nii et ma arvestan sellega. Pärast ma saan ikka pärast tööpäeva näha sind. Ja küsimus on, mis Malju väike vend asjast arvab? Ma demonstreerin teile, ta on meil täna kaameramees. Nii. Riki, mis sa asjast arvad? Mis tunne on onu olla? Vahe. Ikka natukene imelik ka. Mis mõttes imelik? Sest kui oled ainult paar päeva on, siis lahe kuidagi imelik. Aga laps meeldib? Jah. Väga hea. Asjalik kommentaar asjalikult noormehelt, kes isiklikult juhtus siin lausa olema. Lubasin ka kasse näidata. Tõesti, aga näed, Kardo, vasta järgmisele küsimusele. Näed, kas sa näed? Ma lähen otsin mõne kassi. Muidugi olen mõelnud maja ostmisele ja muretsemisele, aga maale. Mitte linna lähedale, vaid full on maale. Ja maal tahaks küll elada mina ka. Maal on värske mõhk. Siis ma saan põldu harida või vähemalt peenart ja marjapõõsaid. Samad soovid on ka minul. Nii, aga mis siin kirjas on? Ma tean, et sa just kirjutasid mitte põdemisest ja kartmisest, kuid siiski ma tahaks küsida, kas sul on mingid hirmi seoses tulevikuga. Kas te plaanite Kardoga abielluda ka? See on üks mu suurimaid hirme, et me Kardoga abiellume. Nali. Ei, mul ei ole mingid hirme, eriti. Ma ei tea, mis ma ikka karta oskan. On sul hirme? Minu hirm on ikkagi see, et sa võid haigeks jääda. Ära mõtle sellest, ära mõtle sükestel asjad. Aga ei, ma ei mõtlegi see, kui mingi asi hirmus oleks, siis oleks pigem see. Tõsi. Mitu korda olete Mariga jalutamas käinud? Vastus on, et ühe või põhimõtteliselt 2. Siit läksime mu ema juurde ja tulime ka tagasi sealt. Kas talle meeldib vankris magada? Ta oli küll seal turvahällis, mis on vankri raami peal ja ta magas terve aeg. Malju näite kõhtu ma ei taha, sest et muidu te ropsiksite täis ennast, sest ma olen tülgastav. Kas te olete Mari juba kõhukotti ka toppinud? Ei ole. Ei ole, ta ei oma kaela eriti, nii et see on raske. Kuidas tulevad vanemad oma uue rolliga toime, eriti Malju vanavanemad, eriti Malju ema? Minu emale paistab Mari väga meeldivat. Jaa, alati hoiab süles. Jaa. Off-topic küsimus, aga kuidas sa Anna Elisabethi tunned? Meie 2 lähme ajas juba palju tagasi.
Issand, kuidas me tutvusime? Appi, ma ei... Issand, miks mul pähe ei tule? Igatahes me olime pestikad, me olime väga head sõbrannad. Keskkooli alguses vist. Siis ma ei mäleta, aga igatahes me olime väga head sõbrannad ja mina sebisin ta Delfisse tööle siis, kui mina seal töötasin, kuni mind vallandati. Vähemalt teda ei vallandatud. Kas Mari magab oma voodis või teie juures? Tegelikult ta magab rohkem aja vist ikkagi mu kaisus, ma ei tea. Ma ikka panen ta, et meil on siin Mooses väl ka Riki võid näidata. Selle me tõstame ikka voodi kõrvale ta mõnikord. Või nad on voodi kõrval, aga iga kord ma ei pane Riki sinna. Jah, ta meie juures ja hällis. Ja, nii et korv leiab kasutust. Päeval teinekord magab siin samas diivani peal ka lihtsalt täiega mõnusalt. Aga ta magab päeval ka Mooses vällis teinekord. Ja päeval magab igal pool Mooses vällis ka näiteks. Miks ikkagi Ida-Tallinna Keskhaigla? Sest et nagu ma ühe parooliga postituse all kirjutasin, oli mul viimane kord Pelgulinnas väga halb kuidagi olla ja ma põgenesin sealt. Nii et ma ei julenud sinna tagasi minna. Ega ma ei tahtnud ka eriti. Nii et ma lihtsalt läksin esimest ja korda lihtsalt astusin sinna siin mina sünnitan. Kas vanavanemad juba õpetussõnu ka jagavad ja kuidas need vastu võtate? Ei ole jaganud keegi vist midagi, kui ei ole küsinud, siis ei ole jaganud. Kui sul on, ma ei tea, mingi rinnapumbaga tissi tühjaks imemist on öeldud, aga see tuleb välja, et ei ole üldse hea mõte. No, tore, kui sulle neid räägiti, aga tõesti vist ei ole hea mõte. Küsimus sulle, Kardo, kuidas suhtud sinu sõbrad sellesse, et sa selline nunnuka sissi oled? Kas nad toetavad sind või norivad sind? Nii armas. Nad on nagu tagasi 12 aastat. Mulle. Mida on teie endale? Vastu küsimustele. Norinud küll keegi ei ole. Ei ole väga palju õuegi jõudnud sõpradega hängima, et keegi mind oleks norida jõudnud või mitte. Aga noh, ma arvan, et keegi ei nori. Kõik ikka kiidavad. Järgmine küsimus on ka sulle. Kas Kardo oleks soovinud ka poissi? No, võib-olla oleks võtnud poisi, aga ma ei tea. Minu arust Mari on ideaalne. Ta on, ta üritab oma silma praegu peast välja torgata. Kui ma läksin ilma Marite poodi, mis tunne oli? Ma ei osanud ka midagi poest võtta, ma rääkisin telefoniga, samal ajal tuiesin ringis ja ei teadnud, mida ma tahan. Aga imelik oli väljas olla midagi. Nii, mina küsin midagi, mis puudutab sinu ja Kardo suhet. Sooviks teada, miks sa Kardot armastad? Mis on need asjad Kardos, mis panid sind kunagi tebasse armama ja hoiavad su tundeid endiselt leegitsemas? Küsimus kõlab nagu ma oleks 40 aastat koos olnud ja nüüd ma avaldan selle tõe, mis on mind koos hoidnud. Aga ma ei oska niimoodi sõnadesse panna. Eriti. Lihtsalt tahab. Ma lihtsalt tahan ja armastan. Kardole sama küsimus. Lihtsalt tahan ja armastan. Ei, need peenikesed jalad. Siiski. Ära diskrimineeri pakse inimesi. Ma ei diskrimineeri, ma lihtsalt ütlen, et peenikesed jalad ei ole koos. See on ikka nii välimusel orienteeritud. Okei. Mida peaks keegi sulle andma, et läheksid kohe praegu uut last tegema? Ma just ütlesin üks päev Kardole, et ainuke variant, millal ma oleks üks asjaga nõus, oleks siis, kui Maril oleks seda kuidagi vaja või sellest sõltuks midagi temale. Muidu never ever. School project. Jep. Kui Kardol oleks selline võimalus, et ta sünnitab sinu eest, kas sa oleksid seda teinud või kollikene seda süüa? Kas ma oleks sünnitanud sinu eest? Jah. Muidugi oleks. Oota, Riki, pane korra pausile. Nii, me oleme tagasi eetris. Ja Kardo, kas sa oleksid sünnitanud minu eest? Muidugi oleks. Okei. Pean seda uskuma. Kui ma saaksin ja mu keha oleks nii loodud, siis ma sünnitaksin küll. Okei. Mis on kõige rõvedam valu, mida sa oled tundnud, kui sünnitus välja arvata? Et rasetus ajal vaata mingi hetk pea teiega valutas.
Oh jaa. see oli siis väga kui sa põgenesid Maximast. jaa, see oli kogu aeg põgenen kogu aeg kuskile. Weird. Nii, kuidas siis algus oli see istumisvärk ja WC kasutamine oli väga hull. Väga hull ei olnud, imelik oli küll. Päris niimoodi hooga diivanile ütleme, et ei hüppa. Milline oleks parim, kas hipimari, emomari või hull peibekas Mari? Hipimari. Nojah, ma arvan sama. Ei, Maris on su käsi. Ei, oota. Ära söö oma kätt, ära söö oma kätt. Oota. Nii, oih, sorry. Oota, jätka, ma üritan. Nii. See on vale asi, see on vale asi. Oota. Selle oksendamisega on see, et ma arvan, et Mari lihtsalt ja kõik üldse beebid. Sa pead küsimuse ka lugema, keegi ei tea, millest sa räägid ju. Mis värk on oksendamisega? No see oksendamisega ongi see, et ma tunnen, et beebid söövad üle ennast täiesti. Jaa, nad söövad üle, neil ei mahu nii palju sisse, et muist tuleb välja. Nad söövad lihtsalt ja nii palju kui võimalik nagu sõdurid. Ja beebid oksendavadki selle pärast. Aga kas me kogu aeg juurest passime, et ta kurku ei tõmbaks midagi. No me oleme kogu aeg beebi juures nagu selles mõttes, et ta magab meil siin samas kõrval on ju, kui me chillime. Aga me paneme ta külili magama ja vaatame, et ta seisaks külili, et ta ei lämbuks oma okse sisse. Jah, see on meie eesmärk. Nii, mis oleks saanud, kui oleks olnud selline üllatus, et tuleks hoopis poiss? Noh, nime ei tea, või oksed oli. Pidanud hakkama nime mõtlema jälle aut, aga muidu ei oleks midagi saanud, mis siis saanud oleks. Oleks kaasa võtnud koju arvatavasti. Scrolli seda alla, ma vaata. Nii. On teil mingi iseloomujoon või tegevus või midagi sellist, mis teise juures veidike häirib? Kuidas sellega hakkama saate? Täna mulle just meenus, et Kardol on teinekord komme karjuda. Ta on must meetri kaugusel ja ta hüüab mulle mingeid asju, nagu ma oleks teises toas, kuigi ma olen siin samas. Aga otseselt see mind nii väga ei häiri. Ja see ka, et teinekord ma lihtsalt panen kõik korraga suhu. Jaa, kui Kardo sööb, siis ta mitte ei taha ammustada asju, vaid panna kõik korraga suhu. Vahel on jah niimoodi, et panen kõik korraga suhu lihtsalt, sinu on okei. Aga sinu juures ma ei teagi. No. See, et sa oma taldrikut tühjaks ei see. No aga see sulle meeldib, siis sa saad mu jäänused ära süüa. Ainult siis, kui mul jäänust ise on. Enamasti sul ikkagi on. Muidu on kahju vaadata, et toitu tuleb ära visata. Jah, see on halb. See on paha, jah. Ma ei saa aru, mis ta tahab teha. Väga palju muid asju ei olegi. Mida? See ka, et sul nii palju naiste asju on. Leia mulle naine, kellel ei oleks nii palju naiste asju. Ma ei tea. Nii, mis siin veel on? Nii. Sain selle puugi külge jälle. Kui Mari öösel nutma ja nohisema hakkab, kes esimesena reageerib, see olen mina. See on tema. Mina magan öösel. Nii kaua magad, kuni ma üles eretren. Jah, täpselt. Mine vahetle midagi. Kui on vaja ikka, siis ma ikka lähen, ega siin mingit muud värki ei ole. Mida arvavad Mari Johanna nimest tema vanavanemad? Paistab, et meeldib. Jah, isegi kui ei meeldiks, siis see on nende mure. Jah. Ja millal ja kas sooviksite veel mõne väikse tegelase saada? Teate, ma sünnitasin 8 päeva tagasi ja ma olen juba kuulnud täiega seda küsimust. Give me a freaking break, nagu kui palju ma pean neid endast välja tulistama. Kõigil on mingi, et tead, et kui otsa juba lahti tegite, et siis andke minna, et umbes mingi rauad on veel soojad ja pange hullu, aga come on. Come on, Simo. Come on. Pigem Mari võiks nii vanaks juba kasvada, et
siis kui me teeme, siis ta hakkab ise tema eest hoolitsema. ja see oleks muidugi parim. Aga nagu näha, mu hoolitsetud maniküürist ei ole enam palju järgi. Järgi on maha nokkinud juba. Aga jah, nii palju siis tänaseks ja kaunist õhtu jätku. Tšau.